No tere! Veel kord, ma juba tegin väikse laivi seal autost, aga nüüd me oleme Vabaõhumuuseumis ja täna on Mihklipäev. On täis inimesi, tulevad, täna on hulga üritusi siin ja Vabaõhumuuseum on Räägi minuga partner. Selles me räägime pärast. Aga siin me kohtusime väga huvitava ja tähtsa meie projektiks inimesega, see on Aimar Altosaar. No tere! Tere! Kuule, sa oled siin meie partnerina ja esindad Kuldset liigat. Mis Kuldne liiga on, ütle mulle, mis on Kuldne liiga? Kuldne liiga on inimesed, kes on elus palju teinud. Nad on juhtinud erinevaid organisatsioone, ettevõtteid, nad on olnud spetsialistid. Ja nad on, ütleme, vanuses seal võib-olla üle 45, üle 50. Aga kõige tähtsam on see, et neil on kogemus, mida nad tahavad teistega jagada. Kõige tähtsam. Et need ei ole need inimesed, kes oleksid kuidagi hädas või üksinda ja keegi nagu neist ei hooli. Kui nad tunnevad, et neid oleks vaja rohkem rakendada. Et nendel on jõudu, ja neil on teadmisi kuldne kogemus. Ja ka eesti keel. Ja nad on eesti keeles, jah, kuigi meil on ka vene inimesi, aga peamiselt eesti inimesed ja räägivad eesti keeles. Kas te muukeelseid spetsialiste, eksperte oodate? Ootame muidugi, väga ootame. Ja sellepärast mul on väga hea meel, et Natalia sinuga kokku sain. Ja, mina astun Kuldliigasse kohe. Mul on seal veel paar inimest, kellelt ma loodan, et me saaksime just ka venekeelsesse keskkonda venelastega kontakti nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal. Kas te meie grupiga ühinete, ma mõtlen Facebookis, et saab siis ka paare teha ja siis ka praktiseerida. Eile me olime Katariina esimene etendusel, me olime Rahvusooperas. Põnev, täitsa soovitan oli see ekskursioon kulisside taga. Aga mida sa arvad, kas eestlased lähevad sellega kaasa? Ausalt. Nagu sa eestlased tead, me oleme ju sellised väga kuuma verega, et me tükk aega ei saa aru, siis me mõtleme, aga lõpuks lähme kaasa. Nii, et sa soovitad varuda Absoluutselt. Kannatlikkus peab olema eestlase teine nimi. Kannatlikkus, eks? Ja. Et ma tean, vabandust, ma ütlen, ma olen ka Kuldliigat informeerinud juba suvel, et selline liikumine on. Ma olen ka nüüd informeerinud paar korda ja mitte ükski pole reageerinud. Veel. Ei, Marek Reinas oli meil. Ja Marek oli ja täna oli mul ka tegevjuht Kaur Kuurme siin, aga ma tean, nad loevad. Nad kõik jälgivad. Ma arvan, et õige ka on niimoodi, et tegelikult ma arvan, et palju ühinesid. Ma tõesti vaatasin, aga mida me teeme? Me lähme nende juurde. Neljapäeval, teil on koosolek. Meil on koosolek neljapäeval kell 6, Tulika 19, see on Flora maja ja meil on seal uus kontor ja koolitusruum. Ma räägin nendega, eesti keeles. Just. Nii. Ja siis me läheme koostööga edasi. Millal sa viimati olid Vabaõhumuuseumis? Ma arvan, nüüd 2 aastat tagasi ja siis ka oli koosolek siin Kõrtsis. Ma kardan küll. See on hea koht koosoleku pidamiseks. On küll, jah. Parim koht. Ja ma olen varem elu jooksul olen palju käinud loomulikult. See on ikkagi, kas selleks, et jalutada. Mida sa ütleks muukeelsele inimesele, vene keelt, inglise keelt rääkiva inimesele, kes on õppinud seda eesti keele võib-olla algtasemel ja mitte natuke kardab, aga üldse kardab nagu ligi tulla eestlasele. Eriti seda iseloomu, eestlaste iseloomu arvestades, et nagu kas tahetakse rääkida või üldse räägitakse? Mida sa soovitaks? Eks sellest esimesest barjäärist tuleb läbi minna. Et eestlane on, ma tean, ise ma olen ka eestlane, ega ei taha alguses käima minna. Aga kui lähed käima, siis võib eestlane olla väga soe ja lähedane sõber. Et see vaev tasub ära. Tasub ära? Jah, tasub ära. Et vaatame, mis meil täna siin hakkab juhtuma ja saame aru, et Vabaõhumuuseum on koht, kus saab eesti keelt praktiseerida nii külalistega, nii sõbraga, kellega te siia tulete, aga ka töötajatega. Et
Einike Raadio 4 intervjuus lubas, et kõik töötajad nüüd, kui te palute, et nad räägivad teiega eesti keeles kannatlikult, aeglaselt, lihtsate sõnadega, et oleks arusaadav ja aitavad kaasa eesti keele praktikas. Aga Aimar, Kalli, vaata, eestlased kallistavad ka muid, et me oleme õppinud seda lõpuks. Kellelt olete seda õppinud? Ma arvan, et siin on jah, slaavlased, kes on palju vahetumad, et eks nad tõmbavad meid ka käima. No nii, aga nägemist. Nägemist ja ilusat päeva teile. Oot, tead, mis me unustasime kõige tähtsama asja ära. Sa tahad siia? Nii, kohe südamesse, et räägi minuga ja sellega koosneb tänasel päeval, et need, kes siia tulevad, saavad kõik need märgid. Ja kui te panete ennast kirja, palun, siis te osalete ka loosis. Ja mis see loos on ja millal, mis hakkab juhtuma ja kust te saate teada, et kes on võitnud. Meil on 2 piletit. Sellest räägib meile lähemalt Vabaõhumuuseumi esindaja Dagmar. Aga nüüd veel kord. Ja me oleme